Oleme sellises kohas nagu Valle de la Luna, mis on siis kuuorg. Et ilmselt see koht peaks meenutama justkui kuu pinnast. Et sellised ägedad kanjonid on siin. Näeb täitsa lahe välja ja siin peaks olema mingi väikene matkarada. Et vaatame ringi. Päris võimas näeb välja, aga nagu näha, siis kohe siin kõrval on majad, inimesed elavad siin lähedal, et mõnel võib kindlasti siin väga ilus vaade olla sellele orule. Aga jah, sellist nagu kohta või loodusnähtust polegi veel külastanud, et selles mõttes vägagi äge kogemus. Siin on päris võimas sipelgate pesa. Ups. Ei olegi sellist näinud punaseid sipelgat ka. Ja hetkel oleme siis siin kuu peal. Kuu. Tundub, et siin on vaade tervele orule. Päris võimas. Siin nagu nende kanjonite vahel siis sai tatsatud, et proovin siin sisse zoomida radadele. Ma muidugi ei näe hästi, sest päike paistab ekraanile, aga jah, päris võimas. Ei tundu isegi nii suur. Samas selliseid sarnaseid kohti on veel siin. Suht naljakas mõelda, et kellelgi on selline lihtne majake siin kuu orus. Et oleks see koht kuskil Euroopas, siis see maksaks mingi miljoneid eurosid. Aga siin mingi tavaline pere elab, ehitas lihtsatest tellistest endale lihtsa majakese ja elu on chill. Nii, see on siis kohalik Boliivia KFC, ütleks. Võtsin mingi sellise värgi friikalt, kananagitsed, mis on ikka päris väikesed. Lootsin, et need on suuremad. Siis erinevad kastmed. See on kohalik vürtsikas kaste, mida sain eile ka. Ikka mega vürtsikas, mulle see vürtsikas toit ei istu. Koha nimi on vist Pollo Cochabamba, ehk siis Cochabamba on linn ja Pollo on kana, Cochabamba on kana. Ja fun fact, neid fast foodi kohti nagu ei ole ülemäära palju, samuti ei ole Boliivias olemas McDonaldsid. Kunagi oli McDonald's La Pazis, aga ma ei tea, äri vist ei toiminud hästi ja pandi kinni. Nii et mõelge nagu riik, kus ei ole McDonald'sid. Ma arvan, et selliseid riike ei ole palju maailmas. Jah, päris lahe. Ja, noh, ütleks, et halvem kui KFC, aga annab süüa küll. Jou. Tere hommikust. Täna üritame minna maja otsa. Kell on 6:27 hommikul. Minu hommikusöök 3 muna, 1 muna siin ära, jogurt ja lihtne toit. Ja enesetunne on okei. Unetunde tuli mingi 5 ringis. Aga äkki saab bussis ka veel magada. Taamalt paistab siis üks kuulus mägi, mida siis ka vallutatakse. Selle nimi on Juana Potosí, mis on 6000 meetri kõrgune mägi. Ja täna lähme siis mäele, mis on umbes 5300 meetrit kõrge. Et jah, praegu sõitsime just selle autost välja. Oleme hetkel kuskil 4000 midagi meetri kõrgusel. Ja praegu ootab meid ees siis umbes 2-tunnine sõit sinna. Nii sõitsime kõrval siis peateelt maha ja sõidame
mööda sellist kruusateed, et enne oli veel kivisem tee, aga praegu on veits parem. Ja noh, nagu näha, siis sõidame mägede suunas, et mäed on järjest lähemal ja sõidame ka kogu aeg natuke üles mäge. Tegime väikese peatuse siin, teha pilte mägedest. Tõesti, vaated on kenad. Väga palju rohelust on siin veel, et kui mõelda, et Euroopa mägedes on kuidagi see rohelus kaob kiiremini ära, aga siin on ikka väga roheline. Ja siin on siis meie auto ja siin on selline tee. Oleme siis 4 pluss giid ja seal on see suur mägi. Siin on päris hästi neid loomakesi näha. Nii, mägi, kuhu me ronime, on siis seal. Nagu näha, on seal natuke lund, aga peaksin oma adidega hakkama saama. Ja noh, kenad vaated, siin on mingi äge maja ka. Ja siis seal on see kõrgeim mägi, 6000 meetrit. Nii, edasi me autoga ei sõida. Oleme mingis sellises kohas, kus on siis üks mingi talu. Seal pere ka chillib ja hängivad ja ma juba kõhus keerab. Ma ei tea, vist pean number 2 minema, et siin vets on siin eeslite juures, et eeslid valvavad. Chill, no lähme vaatame, kuidas siin on. Nagu näha, siis vets on selline, et ma ei tea, mul äkki enam ei ole häda. Või noh, jah, huvitav omamoodi. ¿Sí? Eso se lo sacas, ¿eh? Ah, eso sacas, ajá. Sí, porque eso te lastima cachete. Hacen sillas, todo. Entonces, uno a uno vas a boca. Ah, ok. Ahí. ¿Cómo no todo? ¿Solo uno? Solo uno a uno. Uno a uno. Lo hacen todo, Bueno. pero... Nii, vaatame. Mulle siis õpetati, et ühe kaupa, ehk siis sa saad selle varre nagu lehe küljest ära võtta. Siin on üks leht. Ja siis pistad siia ühte põske ühes põses. Y solo un lado, cierto? No dos. Kokalehed siis aitavad kõrguse vastu või altitude sicknessi vastu. Kuidas nüüd öelda? No ma ei tea, palju paneb, aga... ¿Y cuántas hojas vas a tener? Ah, sí. Sí. Ehk siis ühe peo täie leht. Es mi primera vez tomando hojas de coca. Como en la boca. Con el té antes sí. Davai. Nii, meie teekond tippu on siis alanud. Kõnnime siit tipa-tapa üles. Praegu ma ei saa kaamerat flippida. Aga siis niimoodi lähme. Praegu on okei. Kokka on suus. Juba tegelikult tunneb seda üles ronimist. Võtab võhmale veits. Kurat, siin juba ei ole ohtlik, aga harjumatu. Nii nagu ikka on mägedes ikka ilusad järved ilusa värviga. Siin on selline päris sinine järv. Kiitab ka siin oma vlogi. Kõik on siin suured influencerid. Nii, jõudsime teise järveni. Nüüd teeme siin väikse pausi, kuskil 10 mintsa. Ja siis liigume edasi. Praegu on täitsa okei olnud. Ei ole väga raske. Aga nüüd peaks nagu järsemaks minema, et vist ronime mööda seda nõlva üles.
et see on juba äärsanud, praegu oli suht tasane, ainult kohati oli vahepeal mingid väiksemad tõusud. Aga ilus. Sellised vaated siis siin. Praegu on korralikult ülesmäge. Ei ole lihtne. Aga saame hakkama. Uus kokatoos on suus. Praegu oleme kõndinud 3 kilomeetrit. Ma ei teagi, mis see. Äkki üks ots on 6 kilta. Eks näis. Davai. Läheme edasi. Nii ehk oleme 4900 meetri kõrgusel. Vaatame kohe vaatame. 4885. All on siis järv. Ja natuke allpool, 200 meetrit allpool. Pidin käima esimest korda. Siin selle tripi jooksul pidin käima kakil. Sest kõhus hakkas keerama. Aga mõelge, ma istusin nagu seal all, natuke allpool ja mul oli ilus vaade järvele ja mägedele. Ja täitsa mugav oli, et leidsin sellise hea kivi, et sain seljaga toetada. Okei, rohkem detaile pole vaja. Aga nüüd on parem, ainult hingata on raske. Õnneks nüüd on vähe tasasem tee korraks ja see kohe muutub, sest me läheme sealt üles. Nii, teeme lõunapausi. Vaatame, mis siis söögiks on. Riiskanaga, kui maitseb. Let's go. Ja praegu naudime siin. Olen siin kivide vahel varjus ka ja aga muide on suht tuuline juba külmem, et panin siin sooja pesu alla. Võt. Nii, oleme enam-vähem 5000 meetri kõrgusel. Praegu on selline sujuv tõus. Jälle nagu liiga järsk. No see paus oli ka mõnus, et aitas, ma arvan. Jälle üks pool kokad täis. Lihtsam kõndida. Nii ikka veel kõnnime. Aga vaated on super. Siit on näha 2 järve. Kahjuks on pilved ette tulnud, aga loodetavasti kui üles jõuame ei ole enam pilvine. Boss on ees. Peatus. Läheme siin sellisel platvormil. Nüüd siin on näha teist poolt. Teisel pool on ka ilus järv. Ja ma arvan, et meie mägi on see. Mitte see, vaid see vist. Tundub nii. See teine tundub liiga järsk tronida. Aga norm, siin on juba lumi. Ma ei tea, kuidas ma oma adidega siin hakkama saan. Minu adid on sellised katkised. Tald on sile. Nii et tuleb väga ettevaatlikult minema. Nii, teemäkke on siis selline, suhteliselt lumine. Aditossudega ei ole kõige parem siin kõndida. Aga samas on ka sellised teelõigud, et selle lumekihi all on kohe kivi selles mõttes, et mingi haakumine on, aga oleks see nagu paks lumekiht, pehme kahel. Siis oleks suht pekkis. Okei, suht raske on hingata ja rääkida. Olen praegu 5200 mega lähedal tegelikult, mega lähedal. Davai. Natuke veel, aga vaadake seda. Täitsa pekkis. Päris palju lumest atsamist, jalad on läbimärjad. Õnneks tagasi läheb kiiremini. Boss muidugi. Ma ei saa aru, kuidas see vend mingi full õlleka sees jumala lebalt kõnnib üles. Aga mees sündis juba 5000 meetri kõrgusel. Pole midagi imestada.
Daamid ja härrad, see ongi tipp. Koha jõuame tippu. Mõned sammud veel. Ja nüüd see ajalooline hetk. Puudutame kus ma olen tipus torn üleval saavutatud. Vaadake seda vaadet. Mis ta on? 5350. Haige. Võimas. Ülivõimas. Ja seal on Titikaka järv. Mis on tegelikult mingi, ma ei tea, autoga. Gracias. Ja good job, guys. Good job. Õnnitlused. Üks on veel puudu ja siis on terve sats koos. Oleme nüüd siin mäe otsas ja muidugi joome Sherpa matet. Mul on siin juba kõik valmis. Pean veel lisama kokalehed. Et oleks ikka Boliivia pärane Sherpa. Estás en Bolivia, amigo, es prohibido. ¿Qué es prohibido? Pero yo voy a añadir hojas de coca en mi yerba. Entonces es más boliviano. No, es de Argentina, amigo. Aquí es como una mezcla de Argentina y Bolivia. Aquí tienes que usar la cultura boliviana. Sí, estoy. Es cultura boliviana con hojas de coca. Quiere practicar en mi país cosas de Argentina, este gaucho. Mate y coca. Yo vivo en Argentina un mes, entonces soy un poco argentino ahora. Mira vos. Loodan, et vesi on soe. Termos on olemas. Aps, väike shake. Teeme Montañita valmis. ¿Quieres? Sí. Agua no es muy caliente, pero no hay problema. Argentiina poisiga siis jõudsin siia tippu ja mehel endal matet ei olnud, siis jagasin tema. Ahora está filmando, ¿sí? Sí, está filmándose. Tomar bastante agua. Like a meme. Huayanapotos siis on see kuulus mägi, mis on 6000 meetrit. Meil on siin Boliivia lipp ja valutasime Boliivia. Here he smokes on the altitude of 5,350 meters and he has no problems. Promociones de LM. Sí. Quiero paquetes libres. Advertisement, sponsor him. Smile. Your favorite ones? LNM. They all taste the same. No, but some people actually have like a preference for the cigarettes. It's okay. There is worse. Boss on seal ääreline. Once we're down there, you need to shake. Nii. Oleme nüüd tagasi allpool, kus lund ei ole. Minevik. Mul ei olnud väga jõudu ja motivatsiooni filmida. No esiteks sellepärast, et võin teistest maas natuke, kuna siledate Adidastega ei ole mõistlik ronida 5000 meetri kõrgusele, kus on palju lund. Et see oli hea õppetund mulle. Päris palju läksin sealt lume osast siis Pepuli alla. See oli päris tore, kahju, et ma seda filmile ei saanud, aga minu arust Argentiina kuts filmis, et complicada, ajá. ¿Está bien?
Más divertido. Carajo. Creo que también. Por el culo frío. Aga see oli ka väsitav, sest kogu aeg vahepeal oli nagu selline osa, kus oli kivine või mudane tee ja siis sa pidid nagu, siis ei saanud perse edasi minna. Nii et jah. Ja nüüd, kui jõudsime siia tsooni, ma olen hetkel üksi, teised on ees, siis vana hea hakkas jälle kõhus keerama, pidin ära käima. Et ma ei tea, ma vist rohkem praegu ei söö, kuigi ikka tahaks veits snäkkida, aga suva kannatab ära, nüüd on nii vähe jäänud, et just tuli sellist lörtsi, nüüd ka veits tuleb, aga enne tuli natuke tugevamalt. Nii tagasi läheme mööda teist teed natuke, aga jumala hirmus on väga järsk, tuuline ka, aga saab hakkab. Ma ei suuda nagu kuskile kõrvale vaadata ka, ma vaatan ainult teed, sest nii kuradi hirmus on. Ei ole tegelikult hirmus, vaid lihtsalt peab olema ettevaatlik teiega, et ka tulevad siin selline nõlva peal kõndimine Adi talladega top kogemus. Ega ära kodus tee, või tähendab, ära tee järgi. Ilusad rohelised Boliivia väljad. Tõesti kena, päike paistab peale ja mulle tuli see nagu üllatusena, et siin nagu nii palju rohelust on sellisel kõrgusel. Et Euroopas on juba, koos ma ei tea, 2500 meetri kõrgusel, sul ei ole mingit rohelust. Siin on väga lopsakas loodus ja kivitee näeb väga välja. Peategelane on ees ja juhib väga hea. Praegu oleme jõudnud. Meie auto on seal, kus need majakesed on. Nii sõidame vaikselt tagasi ja siit on näha siis Titicaca järve. Täitsa nagu haige mõelda, et see on seal kõrgemal ja et seda vett on näha ülikõva. Ja pärast sellist mäge sellisel teel sõita niimoodi, et päike on sulle vastu. Päris rõve ausalt öeldes. Elab üle. Seiklus oma ette sellegi poolest. Keegi transpordib tervet oma elamist. Mingi suur sohva katusel. Taga on ka mingid huvitavad asjad. Nii, me oleme El Altos, mis on La Pazi kõrval. Aga me oleme praktiliselt pealinnas ja kas te kujutate ette, et nagu pealinnas ei ole normaalset asfaltteed, vaid on mingi kuradi killustik ja kõige augulisem tee üldse. Nüüd läks veits paremaks. Siin elu käib ikka. Igal pool on mingid jumala hullud tänavad, räige kaos lihtsalt, nagu mis kuradi liiklus siin on. Hui teab. Kuidagi see funkab siin, et aga nagu ega väga ei mõista, et kui ise peaksin autoga sõitma, ma ei tea. Nii, selline on siis Boliivia raha. See on 100. Väga ilusad rahatähed on. See on papagoiga. Siin on mingid tähtsad tegelased. Ja mündid ka 5. Ehk siis ametlik kurss on 7 rahaühikut euri eest. Mitteametlik on 11 euri eest. Siis siin on 50. Ka mingid tähtsad tegelased.
teisel pool on flamengo 20 juurde, 20 on krokodilliga, järelikult ilmselt Amazonases on krokodillid siin Boliivias ja teisel pool jällegi tähtsad inimesed, ajaloolised tegelased. Ja teisel pool lind. Selline äge, et ühel pool on nagu loodus, Boliivia loodus, teisel pool on mingid vempsid, et selles mõttes ilusad rahatähed, väga vinged.